Tere tulemast tagasi! Olemegi jõudnud juba 3. teemani. Aitäh vastupidamast. Et siis tänane teema ja 2 teemat veel ja siis ongi kogu kursus läbitud. Aga 3. teema on siis see, kuidas kiiremini vabaneda halbadest võlgadest. Ja liigume asja juurde. Ja kodutööks oli sul 3 asja. Teha oma finantsaruanne. Nüüd sa võid korra panna videosse pausi ja teha üht ülesannet. Ja see ülesanne oleks see, et kui sul on kõrval mõni sõber, kellega koos sa seda vaatad, siis vaadake mõlemad oma seda hetke finantsaruannet ning arutage ja mõelge selle peale, mis juhtuks siis, kui sa mitte midagi oma käitumises ei muuda. Ja ainult aeg läheb edasi. Ja aeg läheb edasi 10 aastat. Mis siis on? Kas sa oled arvatest väljas? Oled sa väga sügavalt võlgades või kusagil vahepeal? Nii et head arutamist. Nüüd, kus te olete arutelult tagasi, siis teised koduülesanded oli uudiseid lugeda. Uudistega, nagu me juba esimestes osades rääkisime, on samamoodi mõistlik vaadata ja jagada üksteisega, mis te sealt saite, mis seal kirjutatud oli, kes kirjutas, vaadata kriitilise pilguga, et kas inimene räägib ainult enda huvides või vaatab suuremat pilti ja nii edasi. Nii et võite teha teise pausi ja arutada ja vaadata uudiseid. Ja siis liigume edasi, et cashflow mängu loodetavasti saite ka mängitud. Ja kui teil tekib cashflow mänguga tegelikult jooksvaid küsimusi, siis te võite alati mulle ühe maili panna või siis otsida mõnda teist cashflow mängu juhendajat ja küsida tema käest, et kuule, kuidas selle asjaga täpselt on. Liigume tänase teema juurde. Esimene asi, millest täna räägiks, olekski see, et mis on säästmine ja mis asi on inflatsioon. Inflatsioonil on nagu mitu erinevat terminit ja tähendust. Tihti öeldakse, et inflatsioon tähendab seda, et hinnad lähevad üles. Ehk asjad muutuvad kallimaks. Ja samas on niisugune austuse koolkond või niisugused tugeva majanduse loogika pooldajad ütlevad, et mitte hinnad ei lähe üles, vaid raha tuleb juurde. Et inflatsioon ei ole mitte hindade kasv, vaid raha juurde trükk. Ja inflatsioon kaasab tavaliselt siis sellise rahaga. Ja see raha, eks ju, need eurod kaotavad oma ostujõudu. Ja kui võib-olla eurode puhul me ei ole nii palju tähele pannud seda ostujõu kadu, sest need on üsna lühikest aega meil kehtinud. Aga kui mõtlete krooni peale. Ma mäletan, et 90. alguses ma sain isa käest 10 krooni ja ta ütles, see oli suur raha. Ja kusagil peale rahavahetus mingi hetk ma nägin ka 500 kroonist ja mäletan, et isa ütles mulle, et 500 kroonist sul küll kunagi olema ei saa. Et see on ikka nii suur raha. Samal ajal ju tollel palgad olid kusagil 300 krooni kuus. Ja ometigi meil krooni aja lõpuks, eks ju, ainult paarkümmend aastat hiljem, tegelikult 500 kroonini oli nagu igapäevane nähtus, eks ju, keskmised palgad olid 10 000 krooni ja see raha oli tegelikult kaotanud oma ostujõu, sellepärast, et selle 10 000 eest võib-olla sai sama palju kui 20 aastat varem selle 300 eest. Ja nende eurodega juhtub arvatavasti samamoodi. Kui ma nüüd võtaksin ja hoiaksin neid alles, ütleksin, nüüd ma säästan ja ma säästan need 150 eurot ja hoiaksin seda 10 aastat, siis 10 aasta pärast võib-olla ma saan ainult ühe lõunasöögi selle raha eest. Kuigi täna, eks ju, on võimalik päris mitu nädalat söönuks saada sellest samast rahast. Ehk siis, kui me korra juba rääkisime ka sellest, et Kiyosaki ütleb, et säästmine on okei, sellepärast sul on vaja mingeid reserve. Et investeerimises ja ettevõtluses kõik asjad ei lähe alati hästi. Aga selle asemel, et hoida neid sääst selles valuutas, mis kaotab kiiresti väärtust, on mõistlik hoida siis neid sääst päris rahas, ehk siis kullas ja hõvemintides. Sest kui me vaatame kulla hinda on ka muidugi muutunud ajas päris palju ja kullaturg on suhteliselt väike ja hõbedaturg on veel väiksem. Ja päris palju öeldakse, et neid turge manipuleeritakse ja ma isiklikult nõustun sellega sellepärast, et see hinna liikumine ei ole alati nagu loogiline võrreldes muus majandus toimuvaga. Aga sellegi poolest untsi kulla eest on väidetavalt siis saanud aastasadade või tuhandete jooksul inimene ennast rätsepa rõivastega riietatud.
et kui ma ei tea, mitusada aastat tagasi sai mees endale osta ülikonna ja kingad ühe untsi kulla eest, siis täna tegelikult samamoodi, et see unts kulda on kuskil 1000 eurot väärt, et sellest ma saan rätsepa ülikonna, ma saan endale kingad, ma saan ennast ära riietatud. Ehk see suhe on suhteliselt samaks jäänud võrreldes sellega, mis ta siis 100 aastat tagasi oli. Hõbeda hind on muidugi rohkem muutunud, sellepärast, et hõbedat tarbitakse päris palju ka ära. Aga kui sa tahad pikemalt nendest teemadest teada, siis tee oma kodutööd. Et Rikka isa raamatute seerias on ka ilmunud üks raamat Mike Maloneylt on investeerimise teejuht hõbedasse ja kulda, mis on kindlasti päris hea algus, kui sind see teema rohkem huvitab. Nüüd liigume laenuteemade juurde. Kiyosaki jagab laenud headeks laenudeks ja halvadeks laenudeks. Ja nagu ma sissejuhatuses ütlesin, siis päris paljud teised, kes õpetavad finantskirjaoskuse niisuguseid baasteadmisi, nad ütlevad, et kõik laenud on halvad ja laenudest tuleb vabaneda ja mitte ühtegi laenu kunagi enam võtta. See on ka üks variant ja see on okei, isegi mõningate inimeste jaoks. Aga see on aeglane. Sellepärast, et head laenud teevad sind jõukamaks. Kuidas head laenud teevad mind jõukamaks ja rikkamaks kiiremini? Näiteks ma laenan raha 10%-ga. Võtan kellegi laenu, maksan talle 10% ja ma otsin kellegi teise, kes tahab teha oma esimest kinnisvaratehingut või tahab teha midagi muud kasulikku ettevõtluse mõttes ja laenan talle raha näiteks 18%-ga. Nüüd, kui see laen kestab aasta aega, siis mina teenin 8% mille pealt? Tegelikult raha pealt, mis ei ole üldse minu oma. Ja see on täiesti okei. Paljud inimesed suhtuvad halvustavalt, sellepärast ütlevad, et pangad röövivad inimesi, eks ju, et maksavad neile mingi väikese protsendi ja küsivad laenude veest palju suuremat protsenti ja nimetatakse seda hõlptuluks ja nii edasi. Aga kes on keelanud sinul hõlptulu saada? See ei ole keelatud, see on täiesti okei. Minule väga meeldib see hõlptulu või laenu vahendamisest saadud tulu. Seal on omad riskid. Ma pean vaatama, kes see inimene on ja olema kindel, et ta selle tagasi maksab, sellepärast, et kui ta mulle tagasi ei maksa, eks ju, siis lõpuks mina oma laenuandjale pean ikka ära maksma selle raha. Aga kui mul on see laen korralikult tagatud, siis see risk tegelikult on suhteliselt minimaalne. Ma ise näiteks olen vaadanud tihti seda, et ma annan laenu niisugust asjade tagatisel, mida ma hea meelega endale saan. Mul ei ole midagi selle vastu, kui see inimene jätab mulle maksmata, siis ma saangi selle vara endale ja see on okei minu jaoks. Eks see on üks viis, kuidas head laenud saavad sind jõukamaks teha. Teine viis on see, et head laenud on ainult kinnisvara osta. Täna siingi, kus me filmime, see on minu kontor. Minu ettevõtte kontor ja selleks me kasutame laenu. Ja see, et meil kontor on, see on võimaldab meil võtta tööle mõned inimesed, see on võimaldab meil kasutada oma kliendibaasi, see võimaldab meil tegelikult igakuiselt rohkem raha teenida. Ja rohkem, kui see laenumakse on. Nüüd on olemas halvad laenud ja halvad laenud teevad sind vaesemaks. Näiteks, kuigi õppelaen on päris hea intressiga ja ma ei kiirusta seda tagasi maksma, siis tegelikult õppelaen ikkagi iga kuu teeb mind vaesemaks. Sellepärast, et ma maksan seda intressi ja see tuleb, selle intresside maksmiseks tuleb raha, tuleb siis minu tööst või siis minu ettevõtlusest või ühesõnaga kusagilt mujalt ta võtab seda raha ära. Ma pean seda alligaatorit toitma iga kuu. Sama on kodulaenuga, sama on kõikvõimalike tarbimislaenudega, autoliisingute ja muude asjadega. Ja Kiyosaki osa inimesi arvavad, et Kiyosaki ütleb, et halba laenu nagu ei tohiks üldse võtta ja peaks täiega vältima. Kui sa oled nagu sügavas augus, siis põhimõtteliselt nii ongi, et sa peaksid ennast lõpetama selle kaevamise, eks ju, ja hakkama ennast sealt august välja töötama. Aga kui me vaatame nagu pikemat perspektiivi ja kui sul on juba häid laene ja passiivsed sissetulekut, siis on täiesti okei, et sul on halbu laene ka. Täiesti okei on see, et sul on kodulaenud. Ja näiteks, kui su üürnik maksab sulle üüri sinu üürikinnisvaralt ja siis sa selle passiivse tulu kasutad kodulaenu maksmiseks, see on jumala okei. Jah, sul on halb laen, aga sul on ka hea laen, sul on passiivne tulu, sa ei pea selle peast rohkem tööd tegema. Kõik on okei, see halb laen on okei. Et halba laene ei pea kindlasti vältima, aga sa peaksid nagu, ma võin öelda, et sa pead, eks ju, sa ei pea tegelikult midagi, aga mulle tundub, et on kasulik teha vahet nendel ja aru saada, kui palju mul on halbu laene ja kui palju mul on häid laene. Ja siis proovida neid halbu laene võib-olla kiiremini tagasi maksta. Ja see on ka järgmine teema, mille juurde me liigume. Robert ja Kim Kiyosakil on üks hea toode, see on siin originaalis ta ilmus CD-l ja raamatuna. Ja see nimi on How we got out of bad debt.
ehk kuidas me vabanesime halbadest võlgadest. Seda toodet saab täna ka osta, selle toote hind on $40, aga seda toodet on võimalik ka tasuta saada. Mitte sellise karbi kujul, aga seda audiofailina ja siis seda teksti on võimalik tasuta saada. Selleks tuleb minna sellisele aadressile nagu www.richdadword.com ehk richdadmaailm, inglise keeles richdadword.com. Ja seal on ta olemas ingliskeelsena. Kahjuks eestikeelsena seda toodet olemas ei ole. Aga ma lühidalt räägin sulle, mis siin tootes on ja mis see 10-sammuline valem on halbade võlgade kiiremaks tagasi maksmiseks. Esimene samm on see, et räägi endale tõtt. See oli ka sul kodutööks, eks panna kirja oma hetke finantsseis ehk rääkida endale tõtt, aru saada, kus sa siis täna oled. Järgmine samm on see, et lõpeta kaevamine. Ehk kui sa oled augus ja sul on palju halba võlga, siis ära kogu neid enam juurde. Kolmas samm on see, et koosta nimekiri kõikidest oma võlgadest ja siin on mõeldud rõhksõnal kõikidest. Sest me tihti unustame ära näiteks selle, et ema laenas meile ka mingi raha, eks ju. Ja ema ju ometigi saab aru, et see oli, kui ma tagasi maksad, ju siis oligi kingitus, eks ju. Aga Kiyosaki pooldab nagu seda, et sa maksad kõik oma võlad tagasi. Nii lähisugulastele, kaugematele sugulastele, sõpradele, kui pankadele, kui SMS-laenuandjatele, kellele iganes sa laenu võtnud oled. Nüüd 4. samm, mida ta soovitab, on see, et palka raamatupidaja. Ja see on 3 põhjust, mis ta välja toob, miks raamatupidaja palkamine on kasulik. Esiteks, raamatupidaja aitab sul hoida täpset seisu. Et endal võib kaduda jälle ülevaade ära, palju sa siis võlg oled, palju tagasimaksud on, mis seis täpselt on, et raamatupidaja aitab sul hoida seda arvestust. Teine on emotsionaalne tugi. Ehk kui sa oled halbades võlgades ja sul on majanduslik raske, siis see tihti kandub üle emotsioonidesse, sul on ka emotsionaalselt raske. Ja see raamatupidaja ja on ennegi näinud neid olukordi, näiteks nagu ma isegi. Ma olen ennegi näinud inimesi, kellel on halbu võlgu ja ma näin, mida nad teevad ja kuidas nad lõpuks nendest välja jõuavad. Ja kui sa pöördud minu poole, ütleme abiga või et paneme need asjad kirja, peame arvestust selle üle, siis ma saan sulle rääkida, mida teised on teinud, kuidas nad on edasi liikunud. Ma tegelikult olen sulle toeks ja saan sulle tuua mingisuguseid, ma saan just tuua sulle pidevalt näiteid ja julgustada sind edasi liikuma. Nüüd 3. samm on see, põhjus on tal siin, lihtne põhjus, et rikastel on raamatupidaja nende meeskonnas, et järelikult peab sul ka olema, kui sa tahad rikkaks saada. Ja et need on siis Robert Kiyosaki 3 põhjust, miks sul raamatupidaja oleks on. Need 10 sammu, 4 esimest on siin olemas, lähme edasi 5. juurde. Nüüd 5. samm on see, et tee pilti igast võlast. Ja mis siin pildi peal on? Pildi peale tuleb siis teha rist, et võiks siis kvadrandid ja sellel igal pildil on 4 komponenti. Esiteks see võla nimi, näiteks siin on krediitkaart, Visa krediitkaart, siin on õppelaen, siin on raha emalt sain laenu, jah. Siis siin on võlajääk. Võlajääk on siin 2000, siin 6000, siin 4000. Nüüd on igakuine makse, kui palju sa iga kuu maksad. Siin on 100, siin on 250, siin on 175. Ja nüüd tuleb need 2 numbrit omavahel jagada, 2000 jagame 100-ga, saame, et meil on teha veel 20 makset. Ja siin on 24 makset, siin on 22,8 makset. Ja ongi tehtud pilt igast võlast, ehk see 5 punkt on tehtud. Nüüd on pane paika tagasimakse järjekord, on 6 punkt. Tagasimakse järjekorda paika panek käib niimoodi, et vaatad, milline on kõige väiksem number. Ahaa, siin on 20. Järelikult see saab olema esimene. Vaatame, mis on järgmine. Ahaa, raha emalt. Teine. Ja õppelaen. 3. Nüüd, kuidas see erineb jällegi sellest, mida õpetatakse, mida ütleme teised finantskirjaoskuse inimesed õpetavad. Tihti soovitatakse maksta tagasi kõige kõrgema intressiga laen kõigepealt. Nüüd Kiyosaki soovitab just kasutada seda järjekorda, et maksta tagasi kõige kiiremini see laen, millel on kõige vähem makseid jäänud teha. Ja miks? Sellepärast, et see annab sulle jälle emotsionaalset kindlust, see näitab sulle, et sa oled õigel teel, kui sa saad tõmmata ühe võla maha ja öelda, et sellega on kõik. Ja siin me peaksime alustama siis krediitkaardist, liikuma edasi, et maksta raha emale tagasi, kuigi õppelaenu intress on kõrgem. Kui me järgiksime seda loogikat, et me maksame tagasi kõrgema intressiga laenud enne, siis ema ometi meilt intressi ei küsi, jah? Et siis me peaks õppelaenu justkui enne maksma. Aga selle loogika ja süsteemi järgi me maksame kõigepealt emale raha ära ja siis jätame õppelaenu kõige viimaseks. Ja neid laene võib seal rohkem olla. Kui mina ükskord, nüüdseks on päris palju aastaid tagasi juba tegin esimest korda selle pildi, siis
Jah, mul oli selle 12 erinevat laenu. Võib-olla natuke häbi tunnistada endalgi, aga mingi hetk ma olin suutnud korjata endale pisikesi lainukesi erinevatest kohtadest ja 12 erinevat oli. Et täna on mul see õppelaen veel alles ja üks teine laen on veel alles, et kaks laenu on alles sellest 12. Ja mul oli päris, ja ma kasutasin sama süsteemi ja mul oli päris hea meel, kui ma sain esimese maha tõmmata, ma sain teise maha tõmmata, kolmanda maha tõmmata, neljanda, eks. Ja nüüd on ainult 2 tükki tegelikult alles on. Nüüd 7. samm ja soovitus on siin see, et leida lisa 100 või 200 eurot kuus. Ehk teha mingit lisatööd või lisatunde või ükskõik mida, et teenida mingisugust lisa 100-200 eurot kuus. Nüüd, mis selle rahaga teha? On see, et maksad miinimummakseid kõigil teistel võlgadel, välja arvatud see esimene. Et esimese makset suurendada. Et mitte ei maksa enam 100, vaid hakkad 200 iga kuu tagasi maksma. Siis see periood oluliselt lõheneb ja kui me hakkame 100 asemel 200 maksma, siis meil jääb 10 makset ainult teha ja vähem kui aastaga me oleme sellest krediitkaardi võlast lahti. Nüüd, kui me oleme esimesest võlast lahti, siis soovitus on siin võtta suur marker ja tõmmata sinna üks suur rist peale. Ja liikuda edasi järgmise võlani. Järgmist võlga lisada siis see makse, mis enne kulus siia, ehk see 100 ja siis see lisaraha, teenitud raha samuti lisada siia, ehk siis mitte maksta enam 256, vaid nüüd hakata maksma 456. Jällegi see periood läheb oluliselt lühemaks ja oluliselt kiiremini saab laen makstud. Ja siis liigume jälle järgmise võla juurde edasi. Ja kodulaenu meil siin näites praegu ei ole, aga ma olen selle läbi arvutanud, siin on selles programmis on ka toodud näide, et enamus inimesi on võimelised lõpuks oma kodulaenu 5-7 aastaga ära maksma. Selle kodulaenu, mille nad tegelikult alguses võtsid 30 aastaks, kui nad järgivad seda süsteemi. Nüüd ise asi see, kas sa tahad seda kodulaenu ära maksta või ei taha. Et mis järjekorras sa asju nagu teed. Nii kui sa oled liikunud kõik järjesti võlgadeni, kõik võlad saavad otsa, siis viimase võla maksmise järel, nüüd on 2 varianti, eks. Nüüd hakkame jälle kulutama või on mõistlikum variant, et me hakkame investeerima seda raha. Seda raha, mis siis me iga kuiselt ära maksime. Näiteks siin oleks siis see 175 plus 250 plus 100 plus veel 100. See teeb siis 3, 4, 5, ütleme 6, 700 eurot kuus läks meil laenu teenindamiseks ja nüüd me hakkame seda investeerima. Nüüd küsimus tihti, mida on Kiyosakile esitatud ja minult ka küsitud, et kas ma ei või varem investeerima hakata? Jah, võid. See on sinu enda otsus. Seepärast ma ütlesin ka, et näiteks võib-olla sa otsustad, et kodulaenus sa teed neid makseid 30-aastase graafiku järgi ja ülejäänud raha sa investeerid. Aga mõni inimene soovib, eks kõigepealt kõikidest võlgadest lahti saada ja siis alustada investeerimist. Nii et see järjekord on nagu ise endal valida. Aga see protsess kindlasti emotsionaalselt toetab sind, et sa saaksid kiiremini võlad makstud. Sest mis on kõige suurem miinus sellel lähenemisel, et kõigepealt maksad kõrge intressiga laen ära ja siis madalamaatega. Selle miinus on see, et see võtab kauem aega, selle esimese laenu ära maksmine. Kogu protsess võib-olla on kiirem, aga just see, et sa saad esimese laenu maha tõmmata, see hetk tuleb hiljem. Ja teine asi on see, et inimestel tekivad igasugused mõtted, et äkki ma saan refinantseerida, äkki ma saan oma krediitkaardi muuta teiseks kodulaenuks ja siis intressimaksed lähevad väiksemaks ja siis ma saan jälle krediitkaarti kasutada millekski. Et tihti see ei vii nagu selle tulemuseni. Ja ta ei vii tegelikult sellepärast, et sul ei ole piisavalt distsipliini, et seda järgida. Muidu teoreetiliselt viivad mõlemad süsteemid, lahendused sama tulemuseni ehk võlgadest vabanemiseni. Aga see süsteem siis toetab rohkem emotsionaalselt. Ja liigume edasi järgmiste teemade juurde. Et hea on see, et see materjal on sul videona, et kui sa esimese korraga tundus, et me ei ole kiiresti käisime selle üle, siis keri seda videot tagasi ja vaata lihtsalt uuesti. Ja edasi me olemegi jõudnud taaskord jälle kodutöödeni. Kodutöödega on lihtne, nagu sa juba võib-olla arvasid. Nüüd on vaja enda võlad sama süsteemi järgi kirja panna ja alustada selle halbadest laenudest vabanemise protsessiga. Ja teine kodutöö on nagu ikka lugeda majandusuudiseid ja arutada seda oma sõpradega ja püüda rohkem aru saada, mis maailmas toimub. Ja kolmas on mängida jällegi cashflow'd. Kuid nüüd erireeglite järgi. Te olete juba mõned korrad mänginud tavaliselt reeglite järgi cashflow'd. Seekord võtke kasutusele erireeglid. Ehk selleks, et odavatest välja saada, makske ära ka oma halvad laenud. Ja kui me vaatame seda mängulehte, siis siin on terve hulk halbu laene.
siin on eluasemelaen, õppelaen, autoliising, krediitkaart ja tarbimislaen. Te võite ise otsustage, kas te eluasemelaenu jätate alles või tahate eluasemelaenu ka ära maksta, aga ülejäänud laenud tuleb kõik ära maksta ennem kui välja saate. Proovige niimoodi mängida, see teeb võibollagi nii mõnegi teie jaoks selle mängu veidi keerukamaks, veidi realistlikumaks ja saate tegelikult läheneda nii, nagu me siin halbadele laenudele lähenesime ka lauamängus. Nii et edukat mängimist ja kohtume juba järgmise teema juures.